Tere hommikust! Aitäh, et tulite! Jah, see olen mina, Tallinna poiss Väätsalt, kes on otsustanud kandideerida Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimeheks. Ohvitserina ma tean, et käsk on täitmiseks, aga uskuge, mitte keegi ei ole mul käskinud seda teha. Küll aga tunnen väikese tütre isana ja juba ülikooli ajast kirgliku maailmaparandajana, et ei saa seda sammu täna ka astumata jätta. Soovin täna avada väljakutseid, millega Eesti silmitsi seisab. Aga see ei saa olema nutukõne. Kutsun sotsiaaldemokraate liikuma edasi juurte juurde ja taas leidma aja tuleproovile vastu pidanud põhimõtteid, mis on selle ilmavaate tuumaks. Just nendest põhimõtetest lähtuvad ka 21. sajandi inimkesksed lahendused. Eesti seisab oluliste muutuste ristteel. Meeletu tehnoloogiline areng, koroona, kliima ja energiakriis. Viimaste kümnendite suurim ebavõrdsuse kasv. Killustatud ühiskond, mida iseloomustab üksteisega võistlemine ja võitlemine. On naiivne loota, et aastakümneid jumaldatud nähtamatu käsi suudaks tagada ühiskonna keskkonna, kohaliku ettevõtluse ning rahvusriigi kestmise. Äärmusliberalismi kulunud lahendused ainult võimendavad probleeme, mitte ei lahenda neid. Kaotajaid on järjest rohkem kui võitjaid. Süveneb ebavõrdsus, kus kasvunumbrid maalivad võite, millest enamus inimestest kuidagi osa ei saa. Viib varem või hiljem sotsiaalsete vapustusteni. Keerulised ajad süvendavad konflikte, kapseldumist ja üksteise süüdistamist. Neile ühiskonda lõhkuvatele hädadele saab vastu astuda vaid tõstes kilbile sotsiaaldemokraatlikud põhiväärtused, koostöö ja solidaarsuse, riigi usaldamise ja väärika töö kindlustamise igale ühele. Selline peab olema ka Eesti tulevik. Eesti võiks olla maailma parim koht elamiseks, kuid selle eelduseks on sidus ja tugev ühiskond, mis erinevalt liberaalide arvamusest ei tule mitte majandusedu arvelt, vaid vastupidi, võimestab majanduse arengut. 21. sajandi majandusmudel pole mõeldav ühiskonna korralduseta, kus iga inimest väärtustatakse ning ta on seetõttu motiveeritud panustama nii tööl, kogukonnas kui ka pereelus. Ainult tugev Eesti saab olla tulevikukindel. Tugev Eesti julgeb eristuda ja otsustada, julgeb astuda reaalseid samme, et Eestis oleks vähem inimesi, kes tunnevad, et need on koheldud ebaõiglaselt. Sest mitte miski ei hävita ühiskonnast koostöövalmidust enam kui ebaõiglase kohtlemise tunne. Aga just koostööd on meil täna vaja, et saada üle tagasilöökidest. On vaja selleks, et riigi ja rahvana üle aegade kesta. Luban, et sotsiaaldemokraadid jäävad sotsiaal- ja haridusküsimustes jätkuvalt Eesti usaldusväärsemaks poliitiliseks jõuks. Samuti jääb meie jaoks oluliseks seismine vaba eneseväljenduse eest, igaühe põhiõiguste kaitse, palgalõhe vähendamine, rahva tervise küsimused ning väärikas vananemine. Sotsiaaldemokraatide kui tulevase peaministri erakonna haare peab olema ka oluliselt laiem. Viimastel aastakümnetel on sotsiaaldemokraadid püüdlikult silunud parempoolse majanduspoliitika tekitatud sotsiaalsed rebendeid, kuid täna sellest enam ei piisa. Ebavõrdsus sünnib eelkõige korrastamata majandussuhete tagajärjena. Seetõttu on õiglase ühiskonna aluseks tasakaalustav majanduspoliitika. Riik kui koostööplatvorm peab asendama senise üksikvõitluse. Surnuks konkureerimine ei tee meid tugevamaks. Hea näide riigi poolt koostöös ettevõtjatega saavutatud eduloost on tiigrihüpe, milleta poleks Eesti tehnoloogiaettevõtted maailma imetletumate hulgas. Ühiskonna arenguhüppeid ei saa aga jätta ainult ettevõtjate või ainult riigi õlgadele. Peame edasi liikuma üheskoos, koos ametiühingutega, koos ettevõtjate erialaliitudega, kõrgkoolide ja vabaühendustega. Sest meid seovad ühised mured ja vaid üheskoos leiame lahendused. Näiteks Eestis tegutsevad Põhjamaade ettevõtted
pankadest rääkimata, saavad koduriigis makstud nii palgad kui ka maksud ning raha jääb ka naaberriikidesse laienemiseks. Ometigi väidavad reformierakondlased, et Põhjamaade majandusmudeli rakendamine Eestis viiks meid tagasi kommunismi ja hävitaks ettevõtluse. Kuuleme poliitikute ja tihti ka bürokraatide suust, et kliimamuutustega tuleb võidelda Brüsseli nõudmisel. Tegelikult peame aga kujundama oma rohepoliitika. Sellise, mis hoiab Eesti loodust ja inimesi. Rohepööre on võimalus tuhandete kliimakindlate töökohtade loomiseks, piirkondlikuks arenguks, kodulähedaseks toiduks, paremaks ühistranspordiks ja perede heaolu suurendamiseks. Kuid rohepööre saab õnnestuda vaid siis, kui keegi ei kuku ree pealt maha. Eluhoiu koormat ei saa jätta ainult kaevurite, põllu- ja metsameeste või transpordiettevõtjate kanda. See peab olema ühiselt koostatud ja koostöös läbi viidud plaan. Rohepöördest saab aga meie oma Eesti asi, kui kõige keskmes on meie kullerkupp, suitsupääsuke, metsad ja niidud. Räägime nüüd vabadustest. Erakonnana oleme seni edukalt ära hoidnud demokraatia lõhkumise ja inimeste põhiõiguste kitsendamise katsed. Samas on Eestis palju neid, kelle jaoks vabadused ja õigused ei tööta. Põhiseadus ütleb, et igal ühel on Eestis õigus tervisekaitsele, kuid kas inimene pääseb ikka eriarstile, kui selleks kohene vajadus on? Perekond on riigi kaitse all, kuid kõigil Eesti peredel ei ole ühesuguseid õigusi kooseluks. Kodu on puutumatu, kuid oma kodu jääb järjest raskemini kättesaadavamaks. Kas siis ikka see põhiõigus töötab? Et tagada õiguste ja vabaduste toimimine ning aidata ühiskond välja tekkivast arengulõksust, on mul erakonnale ja Eestile 5 ettepanekut. Esiteks, kodu palga eest kättesaadavaks. Suurlinnade ümbruses on koduhinnad, aga ka üürihinnad tõusmas kättesaamatusse kõrgusesse. Maapiirkondades aga lihtsalt ei saa raha kodu ehitamiseks ning puuduvad vabad pinnad elama asumiseks. Selleks, et inimesed oleksid töökoha valikul vabad ja poleks kinnisvara vangid, on vaja taskukohaseid elamispindasid. Näiteks maailma parima töökeskkonnaga Taanis on iga 5. sotsiaalkorter. Eestis on taas iseseisvumise ajal ehitatud vaid paarkümmend munitsipaalhoonet. Millegipärast on meil see teema häbimärgistatud. Ometi ei arva ju keegi, et Taani oleks toimetuleku raskustes, et seal oleks neid inimesi rohkem kui Eestis. Vastupidi, soodne korteriturg aitab kaasa tervete töö ja pere suhetele. Teiseks, 30 minuti Eesti. Madal palk või oskustele vastava töökoha puudumine on peamine, mis laastab regionaalselt riiki ja miks inimesed lahkuvad. Hinnanguliselt kulutatakse kaugel tööl käimiseks 2 miljonit töötundi aastas. Sellel on tugev keskkonnajälg, aga ka tohutu jõud, kui kõik need inimesed kodukohas lõunat sööks või selle aja oma perele, töökohale või kogukonnale pühendaks. Kolmandaks, tööpäev nädalas õppimiseks. Vajame uusi oskuseid ja teadmisi kiiremas tempos kui ei kunagi varem. Tehnoloogia asendab keskklassi töökohad ning uute oskusteta kaotavad inimesed töö. Oleme küll Euroopa keskmiste sekka jõudnud, kuid siit edasiliikumiseks peab meist maailma parim ja targim rahvas saama. Selleks on vaja ühiskondlikku kokkulepet, et üks tasustatud tööpäev igas nädalas on enese täiendamiseks. Kõlab utoopiana, aga kui soovime olla ühiskonnana edukad, peab saama uueks normaalsuseks, et õppimine on töö osa. Neljandaks, 1000-eurone miinimumpalk. Mitte ühegi täiskohaga töötava inimese tööpanus ei tohi olla väärt vähem kui 1000 eurot kuus. Ma ei räägi ainult palgavaesusest ja sellega kaasnevast elatustasemest, vaid ka elementaarsest inimväärikusest, mille aluseks on õiglane palk. Kui tahame, et inimene hindaks oma riiki ja ühiskonda,
peame talle tagama väärikuse. Raske on tunda endaga väärtusliku ja väärikana, kui su palganumber mõjub pigem mõnitamisena. 5. Tööjõumaksude alandamine ning tasakaalustav maksusüsteem. Senise maksusüsteemi jätkumisel muutuvad jõukad rikkamaks ning isegi keskmise sissetulekuga pered kaotavad sellegi elatustaseme, mis meil on. Maksud on riigi peamine tööriist ühiskonnas tasakaalu hoidmiseks. Eesti on ristteel, saame liikuda nii võrdsema kui ka ebavõrdsema ühiskonna suunas. Oleme oma arengus jõudmas sellesse faasi, mil hakata soosima uute töökohtade loomist, viies raskuskese tööjõumaksudelt pigem kapitali ja omandi maksustamisele. Selleks, et meil oleks tulevikus õiglase ja väärika palgaga ning piisava lisandväärtusega töökohti, peab riik lihtsustama töökohtade loomist. Väärtuslikumad ja tasuvamad töökohad tagavad õiglasema ühiskonna. Põhjamaad on veenvalt tõestanud, et sotsiaaldemokraatia on väikese rahvusriigi toimimiseks kõige parem ühiskonnakorraldus. Meie roll on tõestada seda ka Eestis. 100 tagasi määrasid sotsiaaldemokraadid noore Eesti Vabariigi näo, võttes asutavas kogus vastu seadused, milleks paljud vanad riigid ei olnud veel valmis. Naiste valimisõigus, mõisamaade jagamine talupoegadele, tasuta kooliharidus. Nüüd uue sajandi alguses oleme taas julgelt tulevikku vaatamas. Ja lugupeetud erakonnakaaslased, head vaatajad, nii nagu erakonna juhtimise juures visiooni elluviimiseks on vaja häid mõtteid, on vaja selle jaoks ka head meeskonda. Ja heal meeskonnal peab olema alati hea ja tugev juht. Ma tahan teile täna tutvustada oma peasekretäri kandidaati Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale. Ja selleks on mees, kes on oma tegudega tõestanud, et saab kohalikel valimistel väga hästi hakkama ka nendes piirkondades või nendes oludes, kus kohas aastakümneid keegi on pikalt valitsenud ja võidud ja muutused tunduvad võimatuna. Mees, kes on täpne, korrektne ja oskab hästi juhtida. Lugupeetud, selleks on Riigikogu liige Eduard Odinets. Eduard, ole hea.